Tere õhtust! Paar tundi tagasi Hopteli majas avati üks õige põnev näitus, millest siis külastaja seal osa saab. Ma tänan kõigepealt, et kutsusite mind siia. Just avasime näituse, mis on siis minu töödest, mis ma tegin viimase 2 aasta jooksul Araabia Ühendemiraatides, kus ma siis töötan Araabia Ühendemiraatide ülikoolis, õpetan kujutavat kunsti ja siis vabal ajal tegelen loominguga, et need Opneri majas Raekoja plats 18 on siis näha viimase 2 aasta looming. Et kõik on siis oodatud näitust vaatama. Näeb siis maale? Näeb maale, need on sellised sisemaastikud, samas nagu selline päikesepatarei, et siis inspireeritud siis Al-Ainist Abu Dhabis, kus ma siis resideerun ja tööd on sellised, no eks igaüks siis otsustab, mis nad siis on. Kui head inspiratsiooni ühele kunstnikule pakub kõrb? No see liiv laiub seal ju ümberringi. Liiv on hästi inspireeriv, kuna ta on hästi värviline ja ta on nagu staatiline meri. Et tegelikult liiv ka ju liigub, aga muidugi aegluubis, aga hästi ilusad on päikseloojangud ja just soovitan siis päiksetõusu, et jalutada kõrbes siis hommikul ei ole palav. Et siis see kindlasti inspireerib. Õnnestus teil ka nendele piltidele, maalidele tabada näiteks liivatormi? Jah, liivatorm on isegi tabanud sõna otseses mõttes maalimise ajal on tekkinud liivatorm niimoodi, et vahepeal peab seal sättima, et täitsa lendu ei tõuse. Et liiv on ka osades töödes nagu reaalselt sees, et liivatorm ikka juhtub. Just. No, kõrbega on vist täpselt nagu merega, et ta muudab oma ilmet päeva jooksul mitu korda, et 2 ühesugust pilti kohe kindlasti ei saa. Ei tulegi jah, ja sama asi on siis ka maalidega, et kunagi ühte sama ühesugust maali täpselt maalida ei saa. Et iga päev on erinev ja siis samamoodi nagu loodus, et nii ta on. Aga seda meeleolu siis on võimalik edasi anda ka läbi kujutava kunsti. Et kallid televaatajad, jätke siis meelde, et kui te Tallinnasse satute, astuge sisse Hopneri majja ja te näete tõeliselt huvitavaid kõrbe maastikke, mida Eestis igapäevaselt tegelikult näituse saalides ei kohta. Aga Toomas Saltnurme, te õpetate ka Araabia Ühendemiraatides kunsti. Kui agaralt siis sealsed noored tunnevad kunstiõpetuse, maalimise ja kõige vastu huvi? Meil on praegu niimoodi, et me oleme üks kõige populaarsem osakond, et järjest nagu see kasvutendentsi on nagu märgata, et kuna Abu Dhabis siis just ehitatakse Louvri filiaal tuleb ja siis ka Guggenheim, et sellised mammutid on juba praktiliselt kohal, et kohe avavad uksi ja siis kunstiharidus on nagu ka, millele siis praegu rõhutakse, et kunst on selline tõusev trend, et kunst on, kuna siis muslimitel ei ole sellist kujutava kunsti tausta, et neil on teistmoodi see kogu see vastavalt siis religioonile, aga kõik muutub selles mõttes sula, et 2 aastat tagasi me näiteks veel portreed ei võinud teha, aga nüüd juba me joonistame, maalime portreed ja et kõik muutub, jah. No kui minna Pariisis, Tallinnas, Helsingis, üldse Lääne-Euroopas ja siis galeriisid kohtab väga palju. Kui palju nendel kunstigaleriisid on ja kui palju need rikkad šeigid ja emiirid kõike seda kunsti soetavad, sest tegelikult see on ju investeering tulevikule. Jah, et galeriisi on hästi palju tekkinud juurde just Dubais ja siis Abu Dhabis, ja ütleme nii, et šeigid on ise sellised, on hästi kunsti nagu toetavad olnud ja neil on siis huvi kujutava kunsti vastu, et kunst on luksus ja on näha, et need asjad arenevad, et selles mõttes ma arvan, et Araabia Ühendemiraadid on selline kunstimeka, tuleviku kunstimeka, et mingi aeg läheb see kõik õitsele, Kui suur väljakutse on teile seal õpetada töö Ühendemiraatides?
No minu kindlasti on suur väljakutse täiesti erinev kultuurikeskkond ja algus siis adapteeruda, aga ma olen harjutanud ka, et ma kunagi õppisin 7 aastat õppisin Tais ja siis Lõuna-Koreas lõpetasin magistratuuri, et ma olen Aasias elanud pikalt ja siis Ameerikas, et nüüd see siuke Middle East siis on selline loogiline jätk, et natuke kodule lähemal ja praktiliselt sama see ajavööde, et siiamaani on ikkagi veel väljakutseid ja on põnev, et kui me nüüd räägime kunstist, kunstielust, Ühendemiraatidest, Tais, kui suur nende vaheline erinevus on? No ütleme nii, et eks Tais on budistid, et siis Araabia Ühendemiraadid on selline islami kultuurimaa, et võib siis võib-olla võrdleks siis näiteks Malaisiaga, et võib-olla Malaisiaga on sarnased, seal on samamoodi siis muslimid, aga ma arvan, et inimesed on inimesed ja Emiraatides on, mis mulle meeldib just kohalike puhul on nende kõige selle konservatiivsuse puhul, neil on hästi hea huumorimeel, umbes nagu eestlastel, et saab nalja teha ka praktiliselt paljudel teemadel. Võime öelda, et kunstipõldu tuleb veel õige pikalt seal Emiraatides künda. Absoluutselt, et praegu on alles algus, et hakkame just vagu sisse lükkama, et nüüd siis see muutuste aeg on käes, nii kui nad Louvre ja siis Guggenheim avatakse, et siis seal tuleb väga palju galeriisid tekib juurde juba praegu, et on sellised linnaosad, kus siis on industriaallinnaosadesse on siis tekkinud galeriisid ja et see maastik kõik muutub, et praegu ongi just selline põnev hetk, et vaatame, mis edasi. Soovin teile igal juhul uusi põnevaid inspiratsioone ja jääme huviga ootama uusi maale, et need jällegi Tallinnas publiku ette jõuaksid, nii et suur tänu, Toomas. Suur aitäh.